Paurok kivimaja on kestev, soojapidav, tugev ja vaikne. Kui maja, siis kivimaja. Kui kivimaja, siis Paurok. Tere taas kuulama, vaatama Pauroki podcastide sarja ja täna alustame teise saatega. Meie eelmises saates, esimeses saates rääkisime teemal uus või vana, korter või maja ja üldiselt me jõudsime siin laua ümber järeldusele, et uus on kindlasti see kõige parem ja eramaja on ühele Eesti inimesele või Eesti perele ka tõesti see õige asi, mis olema peab. Sari ise on 8 osaline, nii et kui majaehitus plaanis, siis jälgige meid ja tänane teema on ehitusprojekt, ehitusluba ja kasutusluba. Ühesõnaga asjaajamine, mis eelneb sellele, enne kui me saame päris kopa maasse lüüa. Ja laua ümber teeme selle tutvustusringi ära. Kalle? Ja, tere päevast. Minu nimi Kalle Paurson, töötan Paurokis müügijuhina ja olen ehitusmaterjalidega elu jooksul kokku puutunud alates 87. aastast peale tudengipõlvega. Ja olen puutunud kokku nii otseselt ehitusega kui ehitusmaterjalide müügiga ja täna siis olen nagu tehase meeskonnas ja tutvustan ja aitan müüa ja nõustan siis meie plokitoodete müüki Eestis. Alar, arhitekt. Ja, mina olen Alar Tartu ja arhitekt juba 10 aastat olen projekteerinud maju viimased aastad ka Paurokist. Ja Herki. Jah, Alar siin tegi otsa lahti, et tegelikult ikka ta meie jämera maju ka teinud, et küll Paurok plokkidest need ka, aga mina siis jämera täislahendusega tegelenud siin juba peaaegu 20 aastat ja pakkunud erakliendile maju. Kui lubate mehed, siis ma teeks ühe võib-olla pisikese kõrvale põike, sest ma vaatan, meie jutt käib võib-olla tavavaataja ja kuulaja jaoks natukene professionaalselt. Me räägime Paurokist, me räägime jämerast. Mis materjal see on? No ütleme nii, et tegemist on kivimaterjaliga ehk siis poorbetoon, õhk ja betoon, liiv, tsement, vesi, et tegelikult selle asja keeruliseks teebki see sama õhu sisse puhumine sellele betoonile, mida igaüks nagu ei oska. Ja materjali siis toodame mahukaaluga alates 300 kilost kuni lõpetades 700 kiloni väljakant, et ja kui nüüd veel piltlikumalt öelda, siis meie materjalis põhimõtteliselt on 90% ringis õhku, aga samas see on ka väga soe materjal. Nii, suurepärane. Meil on tegelikult nagu ma ütlesin juba 8-osaline sari, me rõuame materjalist täpsemalt rääkida veel ja veel, aga see kõrvalepõige oli praegu lihtsalt selle jaoks, et inimestele läheks paika, millest jutt on. Ja millega peab eraklienti igal juhul arvestama, kui ta uue maja projekti tellib? Kes ütleb esimese sõna Alar võib-olla? Millega ta peaks esimesena arvestama? Inimesel võiks olla oma mingi idee, millist maja ta tahaks saada. Kui suurt ja... Mis tasandil see idee on, et kui ma siit praegu võtan paberi pliiatsi endale hakkan joonistama? Hästi paljud inimesed ongi seda teinud, et neil on ruuduline paberi on tõmmatud erinevad ruumid ja siis nad tulevad sellega arhitekti juurde. Et eks seal võiks ka olla selline väike enda jaoks valmis mõeldud nimekiri, mis ruume oleks vaja, mis suuruses nad võiks olla, kui suur on pere, mis on nende vajadused, kõik sellised asjad. Ja kuhu see maja tuleb. Ja just täpselt. Et seda ka vaja. Et seda oleks ka, et alguses peaks olema kindlasti krunt, kuhu seda siis projekteerida. No meie eelmises saates me tegelikult natuke käisime selle teemast üle ka ja siis oli vist õhus isegi 2 varianti, et üks asi on, et mul on krunt ja ma hakkan siis maja projekteerimise peale mõtlema ja teine asi, et mul on niivõrd hea projekt, niivõrd super maja minu jaoks, et ma selle majale hakkan krunti otsima. Kas sinu praktikas on sellist asja ette tulnud? Väga palju ei ole, aga see oleks selles mõttes ka täitsa mõeldav, et kui inimesel ongi mingi väga hea lahendus, mis vajaks sellest huvitavant krunti, et siis kindlasti saab ka niipidi teha. Jah, eks see teeb selle krundi otsimise muidugi võrdlemisi keeruliseks, et krunt peab olema võrdlemisi nagu niuke suur ja mitte väga piirav, et seda pidi läheneda, et enne on maja ja siis krunt, et
et muidugi, mis meil mõnikord on, et kliendil on mõned krundi variandid, mõned maja variandid ja siis ta küsib nõu, et kas see maja sinna krundile või see maja sinna krundile, et võiks sobida, isegi saab mõne pakkumise võtta ja saab mingi orientiiri paika. Et noh, niisugune kerge kontroll enne krundi ostmist ei ole ka võib-olla paha. Aga noh, kas seda alati nagu lubada saab endale, et maa on ikka nii-öelda asukohaga seotud ja inimene vaatab võib-olla mingisse asukohta, mis talle tuttavam ja kodusam on, et siis see pakkumine vast ei ole nii suur, et seal väga palju valida on. Kalle, kas selles esimeses faasis, kui me oleme praegu veel nüüd bloknoodi tasandil, kas sellel tasandil juba võetakse ka teiega ühendust, et mõnda detaili natukene arutada? Jaa, kindlasti, et küsitakse üsna algfaasis, et kui on selline eelprojekti tasandil projekt valmis tehtud, ikka pöördutakse meie poole, et juba on teada seina ruutmeetrid, nende akende suurused, palju küsitakse ka siis et mis see suures plaanis materjali maksumus nagu on, et kuigi meie äri käib läbi edasimüüjate, siis ka algfaasis pöördutakse meie poole teatud hinnapakkumiste saamiseks, et üleüldse kujutada ette, et palju siis selle maja seinamaterjal maksma tuleks, et ikka küsitakse. Nii, siin tuli üks selline natukene huvitav tasand jälle sisse, et hetkel jälle Alari poole pilk, et see oma maja projekti tellimine, see ei pruugigi esimeses staadiumis olla materjaliga seotud. Ja ei, muidugi inimesed võib-olla isegi ei oska nagu mõeldagi, et materjalidest esimese asjana. Inimesed ikkagi mõtlevad nagu sellised ruume ja sellist ülesehitust, mis neile nagu endale sobiks. Võib-olla see materjal on alati enamasti jääb selliseks viimaseks isegi võib-olla. No Erki, sinu puhul on asi selge. Jämera või Baurok, pakendi värvi vahe vist natukene. ja sul on ikkagi täiskomplekssed projektimajad ja inimesed, kes sinu poole pöörduvad, nendel on materjal selge, siin ei ole enam varianti, eks ole. Ega selles mõttes me ju ei tee ainult pakkumisi nendele, kes tellivad. Et pakkumisi tuleb teha ikka rohkem ja on kliente, kes mõtleb ka võib-olla mõnikord puulahenduse peale, mõnikord mõne teise kivi peale. Et alati ei ole nii, et kohe on juba kõik selge. Et kui meie enda projekt on, siis ütleme on selge, aga mõnikord on nagu arhitektki ütles, et arhitekt on niisuguse eskiisi valmis teinud ja siis hakkab inimene kaaluma neid variante, et millest siis ehitada. Ja siis võib olla, et on vaja just lahti rääkida, miks see poorbetoonist karp on kõige parem. No inimesed, kes ei ole kokku puutunud maja ehitamisega ennem võib-olla või on sellises enneminevikus nendel toimunud, et on juba ära unustanud, vahepeal on seadused muutunud ja lähenemisnurgad. Ega nad päris täpselt ei kujutagi ette, et mida endast üks projekt kujutab, et projektil on teatud etapid. Proovime nüüd läbi käia, mis on esimene, mis on teine, mis on 3., 4., 5. ja kuhu me välja jõuame. Kuidas on ta etapiviisiline? Kõik saab alguse ideest või siis eskiisist. Et inimene tuleb arhitekti juurde näiteks oma visiooniga, et mis ta tahaks saada. Ja siis selle põhjal tavaliselt koostab arhitekt ka eskiisi, et mis oleks nagu siis tema visioon siis tellija ideest. Ja siis edasi hakatakse arendama seda eelprojektiks. Eelprojekt on selline paber, mille alusel saab siis kohalikust omavalitsusest ehitusloa. Ja siis edasi juba põhiprojekt, mille järgi saaks teha ehitushinna. Ehk siis saaks juba hakata valima ehitajat ja pärast seda siis juba tööprojekt, mille järel siis saab ka hakata ehitama. Ja siis sellega kaasnevad ka muidugi kõik eriosad, küte, ventilatsioon, veesikanal, elekter, maastikuarhitekt, sisearhitektuur. Ja et siin tegelikult Alar tõigi välja selle põgusalt, et kõik need etapid võivad olla ka kõikide nende erinevate osadega seatud, et arhitektuur võib olla sama, või tähendab arhitektuur on eskiisist tööprojektini, aga ka sisearhitektuur on näiteks eskiisist tööprojektini, samamoodi eriosad ja ka konstruktiivne osa.
et mingi esialge konsultatsioon eskiisistaadiumis ja võib välja minna tööprojektini, et projekteerimise valdkond võrdlemisi keeruline, eramajal reeglina tööprojekti väga ei tellita, aga ütleme, põhiprojekt on küll nii-öelda juba ka Eesti kliendile nii-öelda harjumuspäraseks saanud ja ta saab aru, et sinna on mõtet aega panustada ja need asjad enne selgeks teha, siis ei saa enam öelda paberi peal, võib-olla mudelis, enne kui ehitama hakata, et mitte siis nagu seda nii-öelda tajuma hakata, et mismoodi see maja välja nägema hakkab. No tegelikult, Erki, sa vastasid natukene sellele küsimusele, mida ma just tahtsin nüüd küsida, et see nimekiri oli üsna pikk, mida sa meile esitasid ja võib-olla nüüd kellegile juba 2 käega peast kinni, oi jumal küll, et parem ikka kuskile valmis korterisse minna. Et kas see on keerukas selle protsessi läbimine ja kas alati tõepoolest kõik etapid viiakse ellu ka või kannatab ikkagi maja natukene lihtsamalt ja eks see vist raha ka? No sellepärast ju ikkagi palgataksegi professionaal, et tema aitab kõik need etapid valutult läbida ja selles mõttes, et mida väiksem on maja, seda ei pea neid kõik etappe läbima, kes tahab ise ehitada, saab ikkagi palju lihtsamalt. Aga suuremate majade puhul kindlasti tasub neid etappe rohkem detailsemaks ajada, et oleks ikkagi ehitajal kõige lihtsam ja kvaliteetsem seda tööd teostada. Et kui ma sõnastaksin natukene teistmoodi seda neid etappe ja täpsust, siis sile ja sirge seina on väga lihtne ehitada. Sõlmed on need, mis tegelikult otsustavad kvaliteedi. No just need sõlmed alati tulevadki alles põhiprojektis ja tööprojektis veel neid täpsustatakse, et just need ongi need kõige sellised kohad, kus saab ehitaja kõige rohkem eksida ja kus tulevad kõige suuremad vead sisse. Nii, pikal teema need alustuse küsimusel olid projekti etapid, osaprojektid, ehitusluba, sellest oli juba kord juttu, aga täpsustame seda ehitusloa asja veel, et omavalitsusest, kohalikust omavalitsusest sai selle kätte. Kas võib olla või võib tulla olukordi, kus siis ütleme, sinu tellija ja sina olete teinud tõsist tööd ja jõuate kohalikku omavalitsusse ja seal keegi tõmbab kriisu peale, et ei, mehed, nii ei lähe. Sellist asja võib juhtuda, aga näiteks pigem võib selline asi juhtuda siis, kui on näiteks naabrite kooskõlastust vaja millegi jaoks ja naaber ei ole sellega nõus. Et siis saaks olla sellist asja, et sa võib-olla ei saagi oma luba, aga enamasti ikkagi kõik on nagu selline teostatav asi, et kui omavalitsus ütleb midagi, et tuleb täiendada, siis me täiendame, aga et päris sellist asja nagu ikkagi ehitusluba ei väljastata, seda ikkagi väga suure tõenäosusega ei juhtu. Kui suur on Eestis see võimalus, et teatud piirkond kirjutab ette meile maja olemuse, maja kuju suuruse? Need on sellised miljööväärtuslikud piirkonnad ilmselt, kus on nagu väga detailselt paika pandud, et mis võiks teha ja milline see maja välja peaks nägema. Tartus näiteks supilinn võib-olla, Tallinnas siin, ilmselt vanalinnas ju ei või kõike teha ja et selles mõttes neid kohti on Eestis palju. Need, kes on Soome ehitamisega natukene kursis, Erki ka kindlasti väga hästi, minu teada seal on tihtipeale niimoodi, et sellel pool tänavat on sellised majad, katusega selline, katuse värv ka selline, nagu sul mängumaad on ikka arhitektil väga vähe. Eestis nii hull ei ole? Oleneb jah, selles mõttes, et tõesti piirkonnast, et kui on ikkagi ette öeldud, et sa saad ainult viilkatusega maju teha, siis ongi, nii ta on. Siis kui tahad selledat katust koli majal. Kasustluba. See oli siin ühe küsimuse rea peal nüüd, et see on ilmselt natuke tuleviku muusika selles etapis, kus me praegu oleme jõudnud oma jutuga, jah? Aga sellele tasuks kindlasti mõelda, et kunagi ikkagi tuleb see kasutusluba ka ära võtta, et kõik need tööd tuleks täpselt nii teha, kui on projekti saanud sisse panna, et muidu ei ole sellel kasutusluba ei ole nii lihtne saada. Nii et see on siis dokumentatsioon, mis ehituse käigus koostatakse, et seda peab nüüd väga hoolikalt hoidma ja salvestama, et sul on hiljem kasutusloa
saamine lihtsam. Just. Lähme projekteerimisega siis edasi, et Erki, sul on nii-öelda baasmaterjaliks on valmis projektid ja väga raske on vist lahti seletada praegu, et kuidas on üldiselt tavaks meil praegu Eestis nii-öelda projekteerida maja, kuhu pannakse magamistuba, kuhu elutuba, kuhu köök, kuhu lastetuba. Ma mäletan ühelt Soome Elamo messilt, et meil kus magamistoad olid kõik pandud esimesele korrusele ja elutoad olid teisel korrusel, nüüd risti vastupidi. Elutuba teisel korrusel tavaliselt on ikka mingil põhjusel, et tahetakse siis sealt merevaadet kätte saada või midagi sellist, et need on sellised pigem nagu konkreetsest asukohast või kellegi konkreetsetest soovidest tulenevad, et tavapärane on jah, et ikkagi elutuba köök on esimesel korrusel, köök pannakse, kui on võimalik, siis itta ja söögituba, elutuba lõunasse ja läände ja siis saab avada teda hästi nii-öelda terrassil, et on seal terrassil ka soe ja on seal õhtusel ajal võimalik olla ja siis võib-olla ütleme niisugused ruumid, kus on vähem nii-öelda selle väliskeskkonnaga seost, saab siis panna põhja, et ja teisel korrusel magamistoad ilmselt on ikkagi ümber terve maja, et mõni magamistuba vanemate oma võib-olla, kus on rohkem nii-öelda ainult õhtusel ja öisel ajal nii-öelda käimist on hea põhja panna ja lastetoad, kus lapsed veedavad oma päeva ja oleks tore neile päikest ka näidata, siis saab panna läände ja lõunasse. Kas sellest põhimõttest, mis Erki praegu rääkis, arhitektid käivad umbes täpselt sama rida? See selline kondikava nii ta võiks olla, aga eks seal oleneb ikkagi päris palju sellest krundi paigutusest, vaadetest, kõigest sellest ka ja arhitektuursest kontseptsioonist aga põhimõtteliselt üldiselt selline lähenemine võiks olla asjale. Kuivõrd õnnestub tiheasustusoludes ilmselt ei ole arhitektil seda ja omanikul seda võimalust, et nüüd keeraks maja 10 kraadi kuidagi niimoodi, et tänava suhtes jääb viltu, et seda ikkagi võimalik teha ei ole. No eks ju saab teha niiviisi, et üks tiib on risti siis tänavaga ja teine on väikse nurga all, et eks ikka igasugused võimalusi on olemas. Isegi niisugune võimalus on olemas. Et kui on soov väga täpselt orienteerida, siis arhitekti osava käeliigutusega kannatab see ära ka teha. Ja, et mingised lahendusi ikka leiab kindlasti, ja on ka piirkondi, kus on vaba planeering lubatud, kuigi neid on vähe. Kuigi tiheasustusega kohtades on ikkagi konkreetsemad tingimused, aga põhimõtteliselt on kõik võimalik ikkagi. Ehitusmaksumus, see on tegelikult väga oluline ja kui me võtame nüüd, et kas on ühekordne maja või kahekordne maja, kas see kuidagi mõjutab ehitusmaksumust? Kindlasti. Seina pindalast väga palju sõltub ja katuse pindalast aga samas jälle, kui võtta nüüd meie materjali Pauroki toodete suhtes ja näiteks välisseina, siis välissein on maja juures üks kõige odavamaid asju üleüldsega. Et keskmine, ütleme, ühekordse maja välisseina ruutmeetreid on umbes 130, ma usun, et võiks siuke number olla. Ja üldjuhul tundub vähemalt nii, et kahekorruselise maja ehitamine on odavam ettevõtmine, kui on ühekorruselise omaga. Vähemalt nii mu enda kogemus näitab seda ja tundub, et praktika vist teistel ka, kes on kokku puutunud sellega ka. Ja, et ega see vundamenditöö ja katusetöö, et need on ühed kallimad tööd ja mida vähem seda pinda on, seda soodsam see maja tuleb. Aga see vist ei ole alati nii tõsiselt otsustav, kui ma praegu üritan endale ette kuvada pilti Eesti ja sinna võrreldes panna näiteks Poola, siis nendel on reeglina 2,5 korrust või 3 korrust, eks ole. Meil selliseid torne näeb ju suhteliselt arva, et eestlane vist ikka rõhub mingile muul nüansile ka veel mahepäev ilus olema või mis see ütleb? Eestis on kindlasti võib-olla ka maad on rohkem, et meil on asustus on hõredam ja
on ikkagi võimalus teha sellised pigem ilusaid kahekordseid maju, kui hakata päris torni tegema. Aga eks oleneb muidugi inimese maitsest ja soovidest ka. Aga siin on muidugi iga inimene tuleb, see on selle esimeses märkmiku lehes juba ilmselt juba või lehel paigas, et nüüd mina tahan sellist maja. Või kas vestluste käigus midagi pöördub ümber ka? No jah, vestluste käigus võib päris palju muutuda, aga ikkagi kui inimesel on kindel soov 3-kordset maja saada ja tal on see võimalus olemas, siis miks mitte, jah. Et mina olen valmis projekteerima seda. Kas on selliseid soove olnud ka nüüd 3 No selles mõttes on ikka juhuseid, kus inimene tuleb ja ütleb, et ikkagi kindlasti 1-kordne maja ja siis võtame selle krundi ette, vaatame neid tubade suurusi ja jõuame järeldusele, et tegelikult ju ei mahu. Ja siis hinna pool ka veel juurde ja siis ikkagi ütleb teile, et teeme siis 2-kordse. Või teeme siis nagu mingis osas 1-kordse ja mingis osas 2-kordse, et ega ta ju ei pea alati olema nii, et kõik on täpselt üksteise peal, et saab kombineerida, et 2-kordne maja, aga esimene korrus on suurem, ütleme. Aga nüüd maja suurusest, et kas siin on kõik, kuidas see proportsioon jookseb, et kui mul on 120 vihrutumaja, et siis ta on üks hinnaklass ja suurusjärg ja kui tahaks 250, siis korrutame lihtsalt maksumus 2-ga. No väga väiksed majad on kindlasti kallimad teha. Keskmine maja ja keskmine hind, ütleme suuremal majal jälle võib-olla konstruktsioon on suhtena odavam ehitada, aga samas lähevad jälle muud vidinad ja need lisasoovid lähevad jälle kallimaks ja teistpidi jälle hind tõuseb. Et selles mõttes jälle on see võib-olla see ruutmeetri hind sama võrreldes keskmise majaga, aga lihtsalt see kulutatakse mujale, võetakse kallimad viimistlusmaterjalid ja võib-olla mingeid muid nagu nutilahendusi kasutatakse rohkem, mis on võimalik ja sedapidi see hind läheb kõrgemaks jälle. Mis asi ikka teeb väiksema maja kallimaks, aga teil eksisteerib ju sellist asja, et ostad 3 alusetäit blokke on oluliselt kallim kui 10 alusetäit blokke? Ei ta päris nii ei ole, aga eks ta summa summarum ikkagi tuleb, et kui maja pind on nagu vähem, aga sees on need vidinaid on ikkagi nagu sama palju, suuremal majal on see. Mis vidinad on meie? No vidinad on kõik Ventagregat on sul üks, eks soojuspump on sul üks, et suurel majal maksab soojuspump a la 7000 eurot, väiksemal majal 6000 eurot, eks. Nüüd kas sa jagad 7200-ga või sa jagad, eks ju, 6100-ga. Et see protsent, see osakaal on nii palju suurem sellel tehnosüsteemil seal väiksel majal versus siis suurel või keskmisel majal. Nii. Nüüd järgmine pilk on Erki jälle tõsiselt sul, et kuidas see projektide kohandamise võimalus, kui suured need on? Me oleme sellest siit ja sealt nurgast natukene rääkinud ka juba eelmises saates, täna võib-olla on vilksamisi läbi käinud, aga ikkagi võtad nii-öelda kataloogi maja ja siis hakkad kohandama. No ma teiste kohta öelda ei saa, ma lihtsalt kujutan ette, et kui seal on ikkagi selline suur element siis ja tehase tootmine, et siis see ei ole lihtne. Meie puhul on, kuna ikkagi sein moodustub plokkidest sillustest, vahelagi paneelidest, siis need kohandamise võimalused, piiranguid nagu materjali poole pealt selles mõttes ei ole. Et pigem lihtsalt see aja ja mõtlemise kulu, et kindlasti läheb rohkem natuke aega, aga samas jälle tulemus sulle parem, et kindlasti soovitan, et pigem nagu ikka julgelt oma soovidest rääkida ja need ikka projekti sisse viia, mitte minna seda teed, et ma praegu ei hakka sellele mõtlema, et pärast hiljem vaatab, et ikka paberi peal või siis nii-öelda mudelis enne asi paika saada ja julgelt rääkida, et saab muuta küll. Inimese meel on muutlik
et võib-olla niimoodi, et annate projekti üle ja 2-3 nädala pärast on perekond tagasi, ütleb, et ikka ei klapi. Kas sellist asja tuleb? Jaa, sellised asjad on täitsa tavalised, et peab tegema muudatusprojektid või midagi ümber joonestama ja vaatama, et inimesed ikkagi, nad süvenevad asjasse mingi aeg ja siis nad leiavad, et see on nagu natuke valesti ja sealt võiks ümber teha ja et see on täiesti tavaline. Eriti kuna see ehitusprotsess võib ka kesta selline aasta-2, selle aega inimestel ikka midagi tekivad uued ideed, vaated ja siis tahetakse neid asju muuta, et see muudatuste tegemine on tegelikult hästi tavaline. Muudatuste tegemine tavaline, see tähendab, inimene ei maksa häbeneda, et kuidas ma lähen nüüd arhitektid üritama, tegi suure töö ja küll ma kannatan ära, küll ma elan ära, et nii see ei ole. Tuleb tulla. Ja muidugi kindlasti tasub tulla, et maja ehitatakse ikkagi pikemaks ajaks, see ei ole selline, et sa ehitad valmis ja pool aastat elad seal ja mind maha võib-olla, et ikkagi inimene tahab seal elada võib-olla 10-15 aastat ja siis peaks kõik need asjad olema ikkagi nii nagu soov on. Tänapäeva projekteerimine ilmselt see on natukene midagi muud, kui ta oli veel 20-25 aastat tagasi. Et ega ometi projekteerija arhitekt nüüd ei sunni pererahvast vaatama ühte paberilehte, kus on joonistatud ruut ja seal on hulk väiksemaid ruute ja sisse tehtud veel, siin on diivan, siin on televiisor, siin on duš ja siis sa pead mõtlema, et kuidas seal kõik see asi võib välja näha. Ja nad ikkagi natukene parema visiooni, jah? Ja tänapäeval on ikka selline 3D projekteerimine, kus sa saad ikkagi 3D vaated seest ja väljast, inimene saab ikkagi ülevaate, millised need ruumid hakkavad välja nägema, milline see keskkond näiteks seal ümberringi hakkab olema, materjalid, kõik see on nagu 3Ds näha, et sa võid oma projektis juba ringi liikuda sisuliselt, et kõik asjad läheb paika. Suurepärane. Võib-olla siin ma sekkuks ka korraks, et meie kui materjalitootjana püüame igatepidi nagu kaasa aidata projekteerijatel, et nendel oleks nagu hästi-hästi lihtne neid projekte valmis tehaga. Et meie toodetavad plokid on kindlates moodulmõõtudes, seal 200 mm kõrgus, on meie pakutavad armeeritud tooted ehk siis sillused avade kohale, samuti arvestades seda ploki kõrguse moodulit, mis on 200 mm, et on kas siis on 200 mm, 400 või 600, 1, 2, 3 ploki kõrgus sõltub nüüd avade pikkusest ja oleme valmistanud ka standardsed sellised sõlmejoonised ja püüame igati nagu abiks olla siis nende meie materjalist nagu projekteerimisel. Et oleks arhitektidele hästi lihtne kasutada ja on ka nagu erinevaid tooted nii välisseinte jaoks, siseseinte jaoks, suuremate koormust taluvate seinte jaoks ja nii edasi. Ja vaheseinte jaoks täpselt samamoodi. Pluss veel siis ka vahelaepaneelid on meie toote valikus, millega siis saab nii vahelaed teha kui ka katuslaed. Ja veel, mis veel nagu eripära on, mida tahaks eraldi välja tuua, on meie vahelaepaneele võib kasutada siis ka kaldkatuste ehitamisel, et kuni 45 kraadi alla. Et selles suhtes püüame ja nagu igatepidi nagu toeks olla kõikidele konstruktoritele, arhitektidele, et oleks nagu väga-väga lihtne meie toodetest siis eramuid või ka muid hooneid püsti panna. No tegelikult mingisuguse kvaliteedi vähemalt minu jaoks paneb paika see, kui üks asi on elanud mitte 1-2 aastat, vaid 4-5 aastat, kõik ta vead on välja tulnud, see tüüpsõlmede pakett, elu on seda mudinud. Jaa, kindlasti on, et eks igal hoonel on ka omad eripärad, et kõik hooned ei ole ühesugused ja seinad ja aknad ja inimeste soovid on erinevad ja nii on ka hooned erinevad. Ja aja jooksul, muidugi meil ei ole 100% kõiki pakkuda, aga meil on näidisvariandid nagu sõlmedest olemas, mida saab siis iga hoone jaoks nagu eraldi kohandada. Ja et eks see ongi aja jooksul nagu paika
loksunud ja täna ongi, võib öelda, et meie tehas on töötanud 20 aastat, on blokke sealt välja tulnud ja eks selle aja jooksul on ka meie nii materjal kui materjali tutvustavad tooted ja ka siis need erinevad sõlmelahenduste võimalused on aja jooksul nagu oluliselt paranenud ja eks me areneme veel edasi. Need sõlmed, need on, ma saan aru praegu sellest jutust, et need on projekteerimisprogrammis täiesti alla laaditavad, et sa saad kohe kasutama hakata, Ja. Just meil on nii DVG-s kui nii Archicad ja mis need programmid erinevad on, ja need variandid on meil kõik olemas. See tegelikult teeb kogu selle suure meeskonna või ringi töö oluliselt lihtsamaks ja minul isiklikult meeldib see, kui on tõesti asi on läbi käinud ja kõik vead on parandatud. Aga tuleme veel ka alguse juurde tagasi. Millal see õige hetk ikkagi projekteerimise juures on valida see materjal ära? Me nüüd juba ehitamise juures oleme valjas, aga astume nagu sammu tagasi, et mõõdnatel inimestel on ikkagi nagu oma visioon, millest nad kindlasti tahavad saada, et nad on võib-olla eluaeg unistanudki kivimajast endal ja siis ei olegi sellist väga küsimust enam, aga mõndadel on ka võib-olla lahtisem, et mis materjal, see ei olegi võib-olla nii tähtis ja siis selle siis saab loksutada paika arhitektuurse nagu visiooni käigus, et kui keeruline soon on ja mis see kõige mõistlikum lahendus võiks olla. Et ikkagi, kui sa tahad mingit konkreetset maja, siis hea on, kui sul on materjalivisioon üsna alguses olemas, see kergendab ju arhitekti. Ja muidugi, siis teabki millega arvestada. Et puidust kivi peale üle minemine, see on ikkagi keerukas teema. Aga ma enne siia tulekut tegin veel kord Pauriku kodulehekülje lahti, seal on terve pikk rida ülevalt alla erinevaid tooteid, et tootevalik ka. Millal see ja kes selle nagu paika paneks? On see nüüd arhitekti, ütlen majamüüja või inimese enda? Eks siin on kõigil sõna sekka öelda, et kui on inimesel nagu mõte olemas, et ta kivimaja soovib ja kivimajal on ka variante mitu, et kas ta on lisasoojustusega või on ta ühekihilise seinana, aga teisest küljest on, kui võib-olla ta soovib hoopis puidust, mis iganeski, et eks need valikud nagu nii algstaadiumis kui projekteerimise käigus loksuvad paika. No kui ma paneksin siit sellised 2 varianti, sa mainisid ühekihilist, siis kui meil on 2 valikut, kas meil on ühekihiline tõepoolest ühest monoliitsest materjalist sein või on mitmekihiline, mida eelistada, Erki? No ühekihilist seina tegelikult ega keegi teine peale meie enam ei pakugi, et ainuke materjal, mis on nii sooja isoleeriv kui kandev, et Eks neid riskikohti ühekihilises seinas on vähem, et hooldusvabadus on see teema, et hooldust vajab ainult pealmised pinnad. Et ka 20 aasta pärast ei ole seina sees mitte midagi vaja teha, on vaja uuendada värvi, on vaja uuendada krohvi, et kui sellist niisugust hooldusvabadust tahta, siis tuleks valida ühekihiline sein. Mõnikord on mingeid selliseid agasid, et miks see ühekihiline sein ei sobi. Et tuleb mul meelde üks Alari projekteeritud maja just Tartusse, kus lihtsalt ühekihilise seinaga maja ei mahtunud ära. Siis tuli teha soojustatud sein. Et mõnikord paneb mõni asi selle paika. Eks? Pidi aga pisike krunt olema, kui ühe seinaga maja ei mahtunud krundi peale ära. Ei, selle asi oli detailplaneeringus, et oligi konkreetne ehituse alune pind antud ja kuna telja tahtis nii võimalikult suurt maja kui võimalik, et siis oligi meil valida, kas me teeme lihtsalt paksud seinad ja vähem ruumi tubades või kitsamad seinad ja rohkem ruumi. Aga saime selle ikka nagu täiskivist kokku ja panime paneelid katusele ja tuli ikka üks monoliitne kivikarp ja selles mõttes natuke andsime järgi, aga mitte väga palju. Kuna Alar ei tee ainult meie materjalist, eks, et kui sa selle esimest eskiisi teed, mis seinapaksuse sa joonistad? Meie joonistame alati 500, aga mis sa joonistad?
no ma joonistan ka tavaliselt selline 450 kuni 500 seinapaksus, et noh, et enam-vähem et tegelikult sobib kõik. Et oleks siis mõlemad, et ongi, et sul on nagu kivi pluss soojustus, ongi circa 400 või siis 500 siis täiesti ühekihiline. Et sellise arvustusega, jah. Võib-olla isegi see 500 puhtal kujul ainult ühekihilisena ongi nagu väga hea. Näiteks veel see variant, et juhul kui aastaid tagasi ehitati maja mitu aastat, täna on niimoodi, et poole aasta või äärmisel juhul aastaga on maja nullist valmiski. Et juhul kui ei ole võimalik rohkem ehitada kui karp kinni, ehk siis aknad, uksed ette, seinad üles ja katus peale, siis võib väga rahulikult järgmistel aastatel edasi teha ja ka hädapärast seal sees juba elada, sest et see maja peab õhku, tuult ja sooja ja kõike, et seal ei juhtu mitte midagi, olenemata sellest, et lõppviimistus on tegemataga. Ja poorbetooni puhul on just see eelis, et alates 300-sest kivist, tegelikult kui võtta seal Ecoderm kivi on või Jämera 300, siis on see sein tegelikult juba sama soojapidav, kui me ehitsime maju siin 10-15 aastat tagasi. Et sa rahulikult võid teha nii, et näiteks sa teed selle 300 seina, paned selle akna sinna välispinnaga tasa, saad seest kõik valmis teha ja lõpus teha näiteks välisviimistuse. Ei ole nii nagu osade kividega, et selleks, et aknaid ette panna, pead tegelikult maja ära soojustama. Et sees üldse midagi teha, pead kohe maja soojustama hakkama. Meil on siuke väike pluss ka veel. Võib-olla mida me veel puudutanud ei ole, on just projekteerimisfaasis räägitakse sellest hästi tihti. See on üks imeline täht ja number, on U-arv, millest puhul nagu mitmekihilise konstruktsiooni puhul hästi palju räägitakse, et kui palju nüüd sellise monoliitsema konstruktsiooni puhul üldse see number tuleb päevakorral, sest plokil on ilmselt ilma vigurdamata on olemas, et nii paksus plokis sein U-arv on selline ja kogu lugu. Et kui palju sellest üldse plokkmaja pool juttu tuleb või ei olegi see nii teema, kui eks ta tuleb ikka ja küsitakse ja räägitakse, aga samas on jälle nii, et seina U-arv on alati parem, kui on akende ja uste ja sõltubki sellest nüüd seina pinnast, palju on siis plokkseinapinda ja palju on avade pinda, et sealt nüüd sõltub, et see Harju keskmine kokku tuleks. Et meie 500 ploki U-arv on 0,15 ja 375 on seal 0,20, need on mõlemad piisavad, et nüüd väga head soojapidavuste omadustega elamut ehitada. Ega tegelikult nagu riik on siit omalt poolt ju appi tulnud ja ta on kehtestanud teatud nõuded ja viinud sisse energiamärgise süsteemi ja öelnud, et teatud suurusest, maja suurusest peab ta vastama sellisele energiaväärtusele või energiaklassile, et see ongi see paber, mis ette pannakse siis. See on suur mõtlemise koht, ilmselt inimesed võrdlevad nii palju, kui mina olen asjast aru saanud, siis on ka väga palju sellist, see on meil tavaks, et räägime naabritega, ilmselt ka sinu käest ära küsitakse referentsi, kuule, et kui vähegi võimalik, et kuhu sa sellise maja oled teinud, et äkki ma saan sinna minna juttu rääkima ja küsima, et kuidas asi ja materjal tundub. Kas selline nüüd referentsisüsteem, kas see töötab üldse? Et saaks nagu uurida konkreetselt? Jaa, kindlasti. Mina olen ka paljudele klientidele soovitanud, et kui ta tuleb minu juurde juba jutuga, et sooviks nagu Pauroki tooteid ostaga ja on meil selline kahe vahel, et ma ei tea, kas ma võtan või ei jäta, et siis me oleme soovitanud ka, et kellega meil on nagu kokkuleppeid, et kes on juba aastaid sees elanud, et ma ütlesin, et palun väga, et helistage ette, öelge, et meie käest võtke tort kaasa. Just, minge küsige, et kas inimene on oma elamisega rahul või ei ole, et on tal kulud suured või on väiksed, on soe, on külm, mis iganes puhu läbi, ja paljudele on sellest nagu abi olnud ja seda kasutatakse. Ja tullakse tagasi, et jah, et nad väga hea, et te sinna soovitasite, me saime väga head nõud ja me kindlasti teeme. Eks see on teatud piirini reaalne, et kui 1000 inimest käib ringi, kes kõik seda infot tahavad saada, siis igat ühte... Meil ei ole Soome elamamessi, eks ole, aga ilmselt kui niisugune, nagu sa ütled, et selline väike võimalus on olemas ja
tänapäeval on olemas ju sotsiaalmeedia, kus saab ju ka omavahel suhelda, ilmselt see on... Kõik võimalused uurimiseks on avatud tellijale. Hea kodune ettevalmistustöö on see kõige parem, mida me suudame teha ja meie omalt poolt tahaks aidata teid Pauroki materjali kasutamise poole pealt veel ja veel, nii et varsti oleme eetris juba meie sarja 3. osaga.